Tervist jälle kõigile. Härra Ivol on jälle aeg kaamera kätte võtta vaikselt. Pole nüüd natuke aega siin filminud. Oli hästi palju muud elu ja tegemist siin ja igasugu asju, ehitamist. Nagu ikka. Ja ei hakka siin hädaldama, et elu raske ja aega pole ja mul on lihtsalt nii kohati, et ütleme, mul saab kopp lihtsalt ette, mis ma siin keerutan. Kõigest sellest YouTube'ist, Instagramist, Facebookist, kõik see sotsiaalmeedia, kõik see jama. Mul lihtsalt saab koll ette. Ma ei vaata ühtegi videod mitte kellegi poolt. Mul täiesti suva, mis sinna laetakse. Ma lihtsalt eemaldun kõigest sellest, et mul lihtsalt on nagu vahepeal vaja eemale sellest kõigest saada. Ma ei tea, mis see on. Võib-olla see on ainult minul, võib-olla see on veel kellegil. Aga ühesõnaga, lähme edasi, et siin 3 kuud nüüd ma järjest iga päev istusin põhimõtteliselt netis, istusin oma kaamera taga, õppisin seda filmimist, õppisin neid igasugu nurkasid, õppisin oma kaamerat, töötlemist, igasugu asju, kuidas lisada neid pilte, videosid üksteise peale ja mida iganes, kõike neid efekte ja see ongi üks siuke protsess, et ma muudkui õpin ja oligi, et terve see 3 kuud iga vaba minut sekund, mis mul põhimõtteliselt oli siin pere ja kõige kõrvalt, veel töö kõrvalt, siis ma kogu aeg nagu istusin arvuti taga ja kaamera taga, et lihtsalt väike puhkus kulus tegelikult ka ära, et võtsingi lihtsalt aja maha, ei teinud mitte sittagi vahepeal. Et kui nüüd keegi mõtleb, miks ma siia alla vahepeal vahin, siis mul on seal märkmed ilusti, et ma siuke megaaju ei ole, et järjest tulistan. Ja mul on siin tegelikult märkmed ja see on selle jaoks, et ma täna teen siis video sellest, milline on välja näinud minu trennikava viimased kuskil 7-8 kuud. Ja siis ma võtan selle kõik kokku, mis ma sellest arvan üldse. Ja mis selle plussid, miinused minu meelest on. Ja vaatame siis üle selle, et siin on kuskil 25-30 harjutust, et mul ilmselgelt kõik pähe ei jää. Et kui ma vahepeal vahin siia kaamera alla, et see ei tähenda, et ma olen vaimuhaige. See tähendab täpselt seda, et ma olengi vaimuhaige, aga lihtsalt ma vahin seda paberit, see on tegelikult tühi. Nii, aga lähmegi edasi selle trennikava juurde, milline see siis välja näeb. Ja minul keha on jaotatud 3 ja ma teen trenni siis 3 korda nädalas. Kõigi nende 3 korraga ma teen keha siis läbi. Nii, esmaspäevaga alustan, see on mul jalatrenn, esiosa, tagaosa, sääred ja natuke kõhtu. Nii, teisipäev puhkan ja kolmapäeval on mul surumistrenn ehk siis rind, õlad, triitseps. Nii, ja reedel on siis tõmbetrenn. See on siis selg, õla tagaosa, alaselg seal ilmselgelt ja biitseps ka. Nii, ja hakkamegi siis pihta selle esmaspäevase trenniga. Mina alustan enamasti trenni, kui on vaba see ettetõste trenasöör, et ma panen siia kuskile, kuhu iganes neid videosid ka liikuma, et kindlasti on palju inimesi, kes ei tea üldse, millest jutt on, et võib-olla tulevadki siia vaatama, et mida kuradit sa siin üldse ajad, et ma panen lihtsalt videot juurde tiksu, mulle meeldib ka, kui siin endale ka, kui midagi liigub siin videos ikka ka, et kes seda seina siin ikka viitsib vahtida terve aja on ju. Nii, ühesõnaga, ettetõsted trenasööril. Minu meelest väga hea harjutus, tõmbab põlved kõik soojaks jalalihastesse, tõmbab verd ja toitaineid ja kõike valmistub alati selleks raskeks tööks ette, mis need jalgasid siis ootab, et jalgadega paraku on see, et neid lihtsasti ei kasvata, seal tuleb vaeva näha, seal tuleb tappa ennast korralikult, kellel niisama jalad kasvavad, see on mingi tulnukas minu arust. Nii, peale ettetõsteid tuleb kükk kangturjal. Nii, see on siis teine harjutus. Seal ma ikkagi
alati teen soojendusseeriad, mingi 4 tükki, isegi 5 tükki vahepeal, oleneb kui tugevaks ma nüüd lähen ilusti siin. Et nii palju peab ka sooja tegema, et need ette tõsted, nendest kindlasti ei piisa. Nii, noh, kükk on mul kindlasti täis kükk, ei ole mingi pool kükk ja mingi jama seal, et jah, seda ongi kõige parem ilmselt vaadata, kui keegi filmib telefoniga kõrvalt või midagi. Ma kunagi olin ka hull kükimees omast arust ja tõmbasin oma sidemeid peale ja jobutasin seal ja põhimõtteliselt tuli saalis üks treener, ma tean teda või 10-15 aastat tuli, ütles mulle, et kuule, sul kükk ei ole päris ikka see, mis ta olema peaks. No, võtsin siis kuulda ja ühesõnaga hakkasin parandama ja raskused kukkusid kolinaga mingi 20-30%. Aga nüüd on asi vähemalt peaks korras olema. Et jah. Nii, edasi siis jalapäeval lähen jalapressi peale. Jalapressi nüüd ma olen viimased, mis see jutt oli, see üle poole aasta teinud siin niimoodi, et esimesed 2-3 seeriat teen laia, siis sellise seisakuga ilusti varbad välja pööratud, nagu küki asend. Et see võtab mul kõik tuharat ja jala esiosa hästi kõvasti nagu, noh, ma tunnen, kuhu see läheb, on ju, see valu ja kõik nii-öelda viri ja mis iganes, mis sinna voolab, on ju. Nii, ja siis ma keeran jalad kitsasse asendisse ja põhimõtteliselt üks trikk, mis ma veel teen, on niimoodi, et ma varbad üritan üles tõsta. Noh, grammikene, natukene kuskil pool senti või mida iganes ja siis ma üritan jala suruda peaaegu sinna, kuhu põlv hakkab nagu lukustuma ja see võtab minul hullult hästi seda jala tagaosa, sellega ma valmistangi ette selle tagaosa siis treeniks, mis tuleb edasi, ehk siis jalapressiga see esiosa lõppeb. Nii, edasi lähen mina ette kummarduste peale. Ja see on nüüd, ma paari sõnaga räägin sellest harjutusest, see on väga hea harjutus, on väga hea massiharjutus. Ükskõik teie lemmikkulturistid, kes siin iganes on, kõik teevad seda. Ja selles suhtes ma ei saagi aru, miks nii vähesed inimesed jõusaalis seda teevad. See on nagu müstika. Kõik teevad mingi megalt, mingi 5-6 harjutust teed esiosale ja tagaosal ma ei näe, et inimesed teeks seda harjutust. Et mis teil nagu viga on? Üks selline kuuldus või mis iganes asi siin levib, et meeste arust lihtsalt on see nagu mingi pedeharjutus, et mida ma siin keerutan. Mul ühe naisterahvaga kunagi rääkisin, ta konkreetselt ütles mulle, et minu mees ei taha seda harjutust teha, et ei antlitega, ei plokil, ei kangiga, et tal on mingid kompleksid, ma siin mingi nimesid midagi ei nimeta, et loodan mingi probleemi ei tekkinud sellest, aga jah, et ma ei saa aru, mis selle harjutuse juures nagu pedelikku või midagi on, et kui tõesti mõni mees tunneb, et see on pedeharjutus, siis mees tead, mine guugelda mingi gei foorum ja mine proovi ära, tead, kui sa kardad seda harjutust, et mine võtta endale mingi mees kuskilt ja katseta ära, äkki sa oled lihtsalt ise pede, et kuradi. Sorry, et ma nii otse ütlen, kindlasti paljudele see ei meeldi ja lihtsalt fucking käige perse, mind ei huvita. Ma olengi selline otse ütleja, ilmselt kellel see ei meeldi, see minu videosid ei vaata ja nii ongi, et ma ei tea, ma ei saa aru sellest foobiast või mis selle harjutuse vastu on. Ühesõnaga aitab sellest muljast, lähme edasi. Nii, teine harjutus siis jala tagaosale on need trenasööril siis kõverdused, et üks trenasöör on siis kõhuli trenasöör, teine on mingi istesmasin, on ka viimastel aastatel mis tekkinud igale poole saalidesse, et ma ei tea, mulle see kõhuli variant meeldib rohkem, see on kuidagi raskem ja parem ja tunnetus on parem. Et aga mõlemad ajavad asja ära, et nii, peale seda ongi mul jala esi- ja tagaosa on piisavalt nagu trenni saanud. Siis ma võtan ette istes sääre. See on ka selline trenasöör, mis sealt padi toetab põlvede peale. Neid sääremasinaid on igas saalis igasuguseid palju, et ma lihtsalt katsun teha ühe harjutuse istudes ja teise siis seistes.
seistes kasutan siis kas hantlit või sangpommi käes ja teen ühte jalga korraga või siis käin näiteks mitimasina peal. Nii, ja viimaseks harjutuseks, see ei puuduta üldse jalga enam, see läheb siis kõhule. Mina teen sellist harjutust nagu inglise keeles on see dragonfly, ma ei hakka siin üldse eesti keelde tõlkima. Video läheb siia kuskile nurka ja selle harjutusega on nüüd niimoodi, et see on ilgelt raske. See on nagu üks kõige raskemaid harjutusi üldse, mis ma olen proovinud, ausõna, ma vihkan seda tegelikult, see on nii raske. Ja sellepärast ma seda teengi, et see on siuke korralik challenge mulle. Nii, ja sellega on tõsiselt nii, et mul on sellist asja, kui ma aevastan järgmine päev või mida iganes teen, pingutan, siis mul kõhulihas läheb krampi konkreetselt peale selle harjutuse tegemist, et see on jah selline üks lemmikuid. Ja lähme edasi siis sellele surumispäevale. Jalad said läbi võetud. Nii, mina alustan siis alati kas rinnalt surumisega, nüüd horisontaalpingil kangiga või siis kaldpingil hantlitega. Ja mul ongi niimoodi kujunenud, et ma vahetan iga nädal seda harjutust. Üks nädal alustan ühega, üks nädal teisega. Ütleme nüüd, et on see päev, kui ma alustan hantlitega surumist kaldpingil, siis ma teen soojendusseeriad, on ju, mingi seal 4-5 tükki jälle samamoodi, kangi puhul samamoodi. Et oleneb kummaga ma alustan, ütleme, et on see hantlitega kaldpink esimene. Nii, siin ma filmisin mingi video ka selle jaoks, seal ma võtsin 50 hantlid. Tavaliselt ma nii tugev ei ole, aga kuna kaamera käis, ma pidin ikka uhkustama siin. Et ega seal ei olegi midagi, kunagi oli mul tegelikult selline asi, et ma ei lasknud piisavalt sügavale, et jah, hakkasin sügavamal laskma selle harjutuse puhul neid hantleid ja läks kohe raskemaks ja raskused jällegi langesid, et tehnika ikkagi on oluline. Nii, edasi on siis sellisel päeval mul horisontaalpingil surumine. Ega seal midagi erilist ei ole. Ma olen räigelt nõrk selles, et ma ei tea, mingid 60-kilosed väiksed poisikesed suruvad ka rohkem kui mina rinnalt, et mul ei ole kunagi see mingi trump olnud ja ausalt öeldes ma olen kulturismiga tegelenud ka mingi kotiga. Et ma ei lähegi alla mingi 5 korduse, ei hakka riskima, et seda harjutust ei kutsuta ilma asjata karjääri lõpetajaks kohati siin mõndades ringkondades, et polegi midagi. Nii, edasi on mul mingi lendamise variant, et tavaliselt mulle meeldib teha seda trenasööril. Ja seal saab ilusti sellist tehnikat ja keskel ma hoian alati käsi koos natuke aega, mingi sekund pool niimoodi. Ja surun need rinnalihased hästi niimoodi ette nagu, et see annab hästi hea sellise pumba efekti. Nii, peale seda edasi lähen ma õlapressi peale või üle pea surumine siis istudes hantlitega. Ja selle harjutuse puhul ma ei tea, ei ole seal midagi erilist kommenteerida vist, et võib-olla ainult seda, et ärge kasutage neid hantleid nagu selle kaldpingi surumise peal, et ärge kasutage neid hantleid, mida te ise kätte ei jõua võtta. Järelikult see on liiga nagu kõva raskus teie jaoks, et rinnalt surumisel samamoodi, et ma olen korduvalt näinud, et mingi sõbrad annavad nagu kätte neid ja siis pannakse oma tüdruksõber tööle, see on eriti äge veel, kui tublid poisid olete. Ja siis nagu surutakse mingi pooliku tehnikaga ilmselgelt, siis visatakse need maha muidugi, et see on eriti kihvt, et hullult ägedad mehed on sellised. Ja siis karjutakse veel, kui hantlid kukuvad. Te meeldite kõigil saalis, raudselt meeldite. Nii, edasi, tegelikult sellest võib-olla piisaks õlale mingi 4-5 seeriat, aga mina lähen kangiga seistes, teen sellist, ma panen seal kuskil 30-40 kilo ja teen seistes sellist pumpa nagu, et lihtsalt teengi nii palju kordusi, kui ma jõuan ja kuskil 3 seeriat peale, et oi, see paneb mul õlad nii põlema, et see on mu lemmik. Ma ei mäleta, kellelt ma selle tehnika sain, kunagi kuskilt lugesin, uurisin jälle ja nii ta läks ja nii ma teen ja nii mulle meeldib, see on kõrvale tõstet.
hantlitega. Noh, siin ma ei oska nüüd väga ka midagi soovitada, et katsuge nii teha, et õlad ei valutaks ja võtke normaalne raskus ja ongi kogu lugu. Peale õlga siis lähen triitsepsi juurde. Triitsepsile mul on nüüd 2 baasharjutust, mida ma teen. Et kas on rööbaspuudel surumine, kahjuks ilma raskuseta ma enam ei jõua teha seda peale siis õlga ja rinda, või siis kitsalt surumine, et lahtise kangiga või siis Smith trenasööril. Noh, head baasharjutused, kõik 3 sellised, et ühe neist ma valin ja tavaliselt seda ma teen. Nii, edasi lähen plokksüsteemi peale ja teen kukla tagant siis surumist pea tagant köiega. Ja käsi on mul tavaliselt siis ikkagi nii kaugel kui saan, et mitte niimoodi, et ma siit biitsepsi pealt üle vaatan, aga niimoodi, et ikka käe alt näen läbi ja lasen korralikult ikka venitusse. Ja ees muidugi keeran rusikad otseks, et see annab ka juurde korralikult minu meelest. Ja edasi siis tuleb plokil alla surumine, kas köiega või siis selle sirge kangiga, et vahet ei ole, viimane harjutus, mõlemad sobivad minu meelest, mõlemad on väga head harjutused, tihti pannakse algajatele kavasse need ja töötab väga hästi, mõnus harjutus. Üks lemmikutest mul kindlasti. Niimoodi. Siis oleme jõudnud reedese päeva peale. See siis on tõmbetrenn, nagu enne mainitud juba. Ja siin ma nüüd alustan enamasti kas jõutõmbega või siis rackpullidega inglise keeles, et eesti keeles siis puuris jõutõmme näiteks. Jõutõmmet ma nüüd mingis seljatrenni videos rääkisin, et ei saa teha. Tegelikult ma nüüd hakkasin katsetama hiljuti. Ma saan ilusti teha kuskil 140-150 kiloga. Et see mul põlvele veel haiget pole väga teinud. Et mulle ikkagi suht meeldib see harjutus, et ma ikka kuidagi üritan teha mingid 8 või 10. Lähme siis edasi. Järgmine harjutus on lõuatõmbed. Siin lihtsalt ütleks, et ärge vibutage nagu ussike seal kangi otsas, et ikka puhta tehnikaga ilusti sinna lõug üle tõmmata. Ja mina kasutan keskmiselt sellist laiemat ikka haaret ka, et võtab seda lailihast korralikult, tõmbab täis ja jällegi üks lemmikharjutusi mul. Ja ma ei laseks hooga alla kukkuda, eriti kui seal kehakaalu on, et see õlgadele kindlasti head ei tee. Nii, ja lähme siis edasi mul plokil vastu kõhtu tõmbed või siis vahepeal teen hantlitõmbeid kordamööda siis kätele, et ka hea harjutus, aga kuna hetkel treenin seal MyFitnessis, seal ei ole üle 50 hantli, sellega väga ei ole mul midagi teha, et väheks jääb. Nii, see on ka üks väga hea harjutus ja soovitaks jälle proovida kõigil kindlasti muidugi. Nii, edasi tuleb siis plokil kitsa aardega lõuatõmme või ülevalt tõmme. Olen proovinud seda teha nagu lõuatõmbe puki peal, seal on seal saab haarata ka on ju niimoodi, niipidi on ju kätega või siis ristipidi või pikkupidi on ju. Ja ei jõua enam peale seda kõike muud janti seal hetkel olen nagu kaalun ka siin korralikult ja sobib mul ploki peal hästi see harjutus. Nii, siis edasi lähen kas kangi peale või Smithi masina peale ja teen seal õlakehitusi trapetsile. Nii, siin polegi väga midagi kommenteerida. Kergema raskusega vahepeal teen peale ja lihtsalt hoian seda trapetsit seal üleval asendis. Või siis panen kõrvale kettad vahepeal, millega sinna natuke nalja peale veel teha. Ja edasi on õla tagaosa mul. Mul on seljatrennist tegelikult video, seal on ka piisavalt infot selle kõige kohta, hakkasin midagi ajama selle kohta rohkem. Nii, siis lähen biitsepsi juurde. Biitsepsile siis baasharjutus mul alati, üks lemmikuid, kangiga
küünarvarte kõverdused eesti keeles. Mõnes mõttes on naljaks, vahepeal küsitakse mõnelt kutilt, jõmm on seal saalis ja mis harjutus see siis on? No see on see köörl, noh. Mingi tütarlaps seal ükskord küsis oma mingi härja käest seal, et aga mis see eesti keeles on, siis oligi nagu. Et see on jah siuke kihvt eesti keele nimi on kangiga küünarvärte kõverdused. Eesti keel on äge, mulle meeldib. Ei vingu, ise sündisin siia. Võt. Ja see on igavesti hea baasharjutus. Jälle biitsepsile jõudu mul enam pole. Lõpus vibutan seal midagi, vehin niisama. Ja nii ta ongi. Lõpetuseks võtakski kokku siis, et mis ma siis arvan sellest kavast ja kuidas ta toimib ja et nagu ma enne mainisin, ma olen saanud seda siin rahulikult katsetada kuskil 7-8 kuu vahele, et järjest olen teinud sama jaotust, lihtsalt süsteemid on muutunud seal 5x5, 4x8 ja nii edasi. Ja mina arvan, et see annab väga head arengut just suurtele lihasgruppidele, kui need muidugi nüüd on esimesed. Kindlasti ma ei tea, ma ei soovitaks nii teha, et paned mingi õla või biitsepsi algusesse, et need suured lihasgrupid ju töötavad läbi ka väiksemaid, et kui ikkagi tahta seal väikseid arendada, siis peaks juba keha jaotama ilmselt 4-ks või midagi taolist. No see on muidugi minu arvamus. Nii, ja keha on kindlasti võimalik väga heas vormis hoida selle kavaga. Ja tavakäijale ilmselt täiesti piisaks sellest, et ma ei tea, minu meelest ei ole mõtet täiesti tavakäijal, kes ei lähe kuskile võistlema või mida iganes, et ei ole ju vaja elada seal saalis mingi 5 korda või 6 korda nädalas, et muu elu on ka, tead, et pere, sõbrad, kõik mida iganes, et kui saab ennast 3 korraga nädalas niimoodi vormis hoida, nagu mina seda praegu väga eduliselt olen teinud ja areng on ka väga hea olnud, et miks mitte siis on ju. Nii, aga saigi siis minu trennikava, jaotus, mis iganes kokku võetud siia väiksesse videosse. Loodan, et oli piisavalt informatiivne. Ilmselt, kes trennist midagi jagab, trennikauge inimene on, seda üldse ei huvita. Ilmselt on selle aja peale kinni pannud selle mõttetu video juba. Aga loodan, et huvilistel oli vähemalt tore vaadata ja sai võib-olla väikse aimu ka, et härra Ivo ei olegi täitsa kadunud ja surnud kuskil nurga taga, et nüüd sai peksa kuskil ja lakub oma aavu elu lõpuni, et ei ole midagi. Mulle on alati meeldinud trenni teha eelkõike, et see võistlemine ja need asjad on ka väga tore, et saab ennast seal tõestada ja proovile panna teiste vastu. Aga trenni ilmselt mul on see pisik elu lõpuni sees ja on ka mul see filmimispisik, see kindlasti ei jää minu viimaseks videoks, et allaandmine pole minu moodi. Väike puhkus kulub ju kõigil alati ära ja ega siis midagi, tõmbangi otsad kokku, aitab küll muljast ja loodan, et oli tore vaadata. Kui meeldis, võib panna like, subscribe, ei pea, äkki tahate järgmist jampsi näha, mis ma siin kokku keerutan. Ja aitabki siis tänaseks ja tšau kõigile, nägemist. Sayonara.